Tere! See kõik on väga nunnu, mis te siin rääkinud olete, aga mulle meeldib hoopis see töö. Käsikivi, etnograafia muuseumist. Punane nool näitab, kummale poole käsikivi vändata. Kui väntasid, hakkas kostma, kuidas naiskoor laulab rahvalaulu. Aga käsikivi väntamine on suhteliselt raske, sa ei suuda hoida kogu aeg ühtlast rütmi, sa eksid kiirusega. Niipea kui muutud aeglasemaks, muutub ka laul aeglasemaks. Muutub õõvastavaks, venivaks undamiseks. Vaimukas, eks? Aga minu arvates on siin taga midagi veel. Selles käsikivi grammofonis on mingi protest või leppimatus olukorraga, kus mingid normid või mustrid ei ole enam lihtsalt kaose ärahoidmiseks, vaid nad muutuvad seest tühjaks. Neil ei ole enam tähendust ja seetõttu muutuvad nad ka pealetükkivaks, ahistavaks. Mida üldse tähendab eestlaseks olemine? Kas ma tahan enda kohta öelda tingimata, mis rahvusest ma olen või on mingid muud asjad minu jaoks olulisemad? Ja kui ka tahan olla eestlane, siis kas see tähendab endiselt koorilaulu ja käsikivi? Kunstnik ei ole sellega nõus. Ta tahab endale, aga tegelikult igale inimesele, ka mulle, õigust ise määrata, kes ta tahab olla ja kuidas ennast tunda. Ta protesteerib. 2004. aasta septembris vallutasid terroristid Beslanis koolimaja ja võtsid 1100 pantvangi. Mõned päevad hiljem tungisid eriväelase koolimaja ja vabastasid pantvangid, kuid sissetung oli sedavõrd käpardlik, jõhker ja vägivaldne, et mürkgaaside tõttu hukkusid 100 pantvangid, lapsed. Ja kunstnik reageeris. Ta võttis kirstu ja jalutas ühtegi sõna lausumata Vene saatkonnast mööda. See oli tema sõnatu kui kirglik protest mõlema poole vägivalla vastu. Ja mis siis, et ta elab ise Eestis? Ja mis siis, et tema kui üksiku inimese tegu ilmselt ei lõpeta riikide vahelist vägivalda? Kuid selles protestis on minu arvates meeleheidet, julgust ja tegelikult ka eeskuju. Veneetsia, ilus suvine idüll ja keset Veneetsiat korraga tühi gaasitoru jookseb läbi linna. Absurd, kuid just sel moel näitasid kunstnikud, et gaasitoru, mida samal ajal planeeriti Venemaa ja Saksamaa vahel, on vägivaldne. See ei arvesta väiksemate riikide huvisid, see ei arvesta looduskaitsjate sõnu, see ei arvesta mitte millegi muuga kui kasumiga. Aga kuna toru on vee all, me ei näe seda, siis nagu kõigi asjadega, mida me ei näe, me arvame, et neid pole olemas, nagu näiteks Põlva. Aga korraga on see keset linna tänavat. See segab meid, see häirib meid. Me ei saa korralikult kõndidagi, aga toru on seal. Ja vaatajana saan ma nüüd väga emotsionaalse kogemuse. Gaasitoru muutub väga reaalseks. Ma hakkan mõtlema. Mitte just esimest korda, aga esimest korda selle toru peale. Ja ma hakkan mõtlema, kuidas see lihtne installatsioon ei ole ise eriti midagi. Kunstnik pole seda toru kuidagi huvitavamaks muutnud. Ta lihtsalt osutab. Ta näitab mingi asja peale, mis on juba olemas. Ja ta näitab mulle, kui vägivaldne on tegelikult see, kui mingid riigid oma vahel ainult kasumile mõtlevaid diile teevad ja kuidas veelgi ohtlikum on see, kui mina selle peale ei mõtle, kui mul on ükskõik, kui ma ei avalda oma arvamust, kui ma ei võta hoiakut, kui ma lihtsalt lasen kõigel juhtuda. Seda maali näidati aastaid näitustel pealkirja all Madrused, kuid tegelikult on selle pealkirja okupandid Kuressaares. 57. aasta, sügav nõukogude aeg ja vaadake maali meeleolu. Horisont on suletud, kõrge plank ja siis maja ja maja peaaegu ilma akendeta nagu sünge seil. Siin omakorda kõrged Vene ohvitserid istuvad, ootavad midagi ja siin madrused. Te näete, nad on nagu peremehed, käed taskus, mütsid kuklas jalutavad ja seal täpselt valguse ja varju piiri peal prostituut. Kuigi ametlikult Nõukogude Liidus prostitutsiooni ei olnud ja tema ei olegi siin maali peal prostituut, tema on üleüldise moraalse allakäigu sümbol. Ja see maal lausa kisendab protesti, võimu, vägivalla ja moraalse allakäigu vastu. Hea küll, see oli üks teine riik ja üks teine vägivald. Aga seda enam, kas meie riik on alati selline, mis võtab arvesse iga üksiku inimese eripärasid, väärikust, tahtmisi, soove? Kas riik kui säärane saab üldse selline olla? Aga kui ei saa, siis kas ei ole riik kõige muu hulgas ka ebaõiglane, vägivaldne? Kas kunstnikul ei ole kohustust seda aeg-ajalt meelde tuletada, selle vastu protestida? Sest protest ei ole kunagi küsimustele vastamine. See on küsimuste küsimine ja küsima panemine. Ja protest ei ole kunagi ka selline, kus kunstnik räägiks lihtsalt asjadest, mis talle miskipärast ei meeldi. Ta räägib asjadest, mis tema arvates muudavad maailma vägivaldsemaks ja inimesed õnnetumaks.
kui kunstnik ei avalda selle kõige vastu protesti, siis mida ta üldse teeb?